ei armas, kus pool sa mul täna oled? Siinpool, okei, see on mugavam meile pool. Ja meil just tuleb päike meie paradiisi teele selles loojangu poolses jälle ja siin me oleme keset teed oma truukaaslasega. Tuli ta meile siia täiskuu õhtusse. Ja meiega on liitunud väga palju väikeseid pruune liblikaid nende ilusate täpikestega. Näed, jah? See on üks. Mul on kõrval siin veel 2 tükki. Eemal veel paar tükki. Nad kõik tulid nüüd, kui me seda portaali siia üles seadsime. Ju oli nende aeg tulla. Tule eest ära, Molli. Tule istu ilusti sina siia. Lase tibud jalutama. Noh, mul on nüüd uus linnukene. Näitab oma imelisi kuldseid, pehmeid, siidiseid tiivokesi meile. Ja ta on iseenesest ju täpselt samasugune, nagu need sinised on. Sinised tulevad vist natuke hiljem. Sama suured ja minu arust on see tiivakuju ja see muster ka väga sarnane. Ma võtsin endale armas klaasitäie mineraalvett tahtsin. Väga mõnus on. Siukene natukene vaheldust, see mull toob siukest mõnusat värskendust ja kergust. Ja siis on meie sõnumikandjad siin meiega koos. Ja meie pesakond. Mollikene tuleb eest ära. Laseb tibudel liikuda. Päeva nii tublid olnud. Ja nüüd me oleme siis koos sinuga. Nad on siin samas kõrval, aga kahjuks vist ei paista. Liikumist näed. Aitäh sulle, ussa jummel. Ja see transformatsiooni keeris just nimelt, nagu ta näitab meile, millesse me oleme astunud. Sa oled imeline. Jaa. Aitäh. Ma olen imeline, ütleb ta mulle vastu. Ära unusta seda endale öelda, ma olen imeline. Tere tulemast Raamaportaali. See maasikakuu. Wow! Näed jah. Nüüd ta istub mul nina peal. See maasikakuu. Ma võtsin ette meile 3 sõnumikandjat sellest pühast geomeetriast. Ja seal on üks kaart, mis on seotud väga imedega. Kuidas imed saavad üldse avalduda? Me oleme sellest korduvalt ja korduvalt rääkinud. Aga kõige tähtsam on sinu usk. Kui kõdi sa teed mulle. Sinu usk imedesse. Veenus ütleb, et liblikad on tema saadikud selles transformatsiooni etapis, kus me oleme niivõrd üle aktiveeritud juba oma kehamasinatega. Nii nagu meie viimane sõnum ütles, üle aktiveeritud. Ehk siis, jaa, imed saavad sündida, kui sa usud kõige võimalikkusesse. Kui sa usud, et ka see, mida sa näinud ei ole, on võimalik. Ja sa lubad kõigel sellel avalduma hakata. Ma ei tea, mida ta siin teeb, aga see on väga kõdi. Ta jalutab mu silma peal. Nii. Igal juhul mingi korralik toimetamine käis siin.
aitäh. Kas sa panid tähele? Sa tuled tagasi või sul jäi töö pooleli või? No nii, ta tuli tagasi. Ta tegutseb praegu jumaliku meesprintsiibi poolega. Ja me räägime, et Veenus on saatnud transformatsiooni ülesandeid täitma. Me ei tea, mis sõnumeid nad omavahel vahetavad rakkudega. Aga me teame, et on käivitunud ja meie jaoks juba üsna mitu aastat, projekt 33. See meie kehade ümberprogrammeerimine, see, millest ka viimane sõnum väga konkreetselt rääkis meile. Vau, nüüd on täispäike meile peale tulnud, kõik meie puude all lehed on ära kadunud. Ja selles tugevas kuumas, oih, ma läksin liiga lähedale, päikesest teebki ta oma tööd siin. Ma saan aru, et sul jäi poolel, ma segasin siin. No nii, teise teab. Seda, mida meie ei tea. Kas me peame kõike teadma? Ei pea. Aga me saame usaldada ja uskuda. Jälle see sama teema. Eks see teema ole üsna sama kogu meie teekonna vältel ja aina ühesemalt edasisel teekonnal. Sõnumid on väga konkreetsed ja kõik puudutavad meie üleminekut ja transformatsiooni. See on see, milleks me siia oleme kehastunud, et neid sõnumeid sinuga jagada. Oi, kallis, sa oled ikka siin. Ma olen ka nagu liblikas täna. See lipsuke tuli siia pähe. See on see, mille ma siit alt ära lõikasin muidugi, eks ju. Kuna ma olen ju nii lühike, siis on enamus asjad mulle pikad. Ja nii ma saan neid samast kangast liblikaid omale pähe. Need sõnumikandjad on tulnud siia toetama selle hetke energiat, selle väljendust. Mis sa, Laala, räägid? Laalal on hästi rohelised silmad. Tead sa, tal on sama peritoodi rohelised silmad. Umbes sama suured ka, kui see roheline peritoot mul siin sees. Kas sa tõid mulle kaaslase või? Ma väga ei saa vaadata sinnapoole, aga ma loodan, et see pilt on imeline. See pole sõnu vaja. Päike ju paistab otse meile peale. See kuu, see maasikakuu küsib sinu käest. Vaata endale otsa. Vaata, kes sa oled, kelleks sa oled tänaseks saanud. Kas see sina on saanud endaga sõbraks? Kas ta on andestanud endale kõik madalasageduslikud võimalikud mustrid, valikud ja otsused? Kas sa oled jõudnud tema selle kehakostüümi väärtustamiseni ja arusaamiseni, et kõik sõltub sinust, kuidas see kostüüm vastu peab, ennast tunneb.
see kõik sõltub sinust. Kas sa oled valmis? Enam ei küsi kuu seda, mida ta on ennem küsinud. Miks sa midagi teed või kelleks sa näed, et sa oled siia tulnud või mida sa tahad ise teha või kelleks sa tahad saada. Milline on sinu elu järgmine peatükk? Kas sa tead seda juba või? Sest nüüd on see aeg, kus seda rolli tuleb täitma hakata. See kuu on vähis. See lõhnav maasika, lõhnaline kuu. Sest maasikad juba peenras lõhnavad, suus maitsevad. Ja ma söön kõik oma maasikad ära. See on see kingitus, mille ma olen endale 3-aastase koostööga loonud. See on selle keha enda tellimus. Ma ei sea seda isegi kahtluse alla mitte. Samamoodi ma söön praegu need salatid, mis kasvavad. Ja jälgingi, kuidas ta käitub. See on ainult minu lugeda, mida see kehamasin räägib, kuidas tema töötab, kuidas tema ennast tunneb, millise kehakütusega. Ja see küsimus sellel kuul on siis seekord hoopis selline, et kas sa oled valmis olema päris sina? Kas sa oled valmis elama, alustama oma elu iseendana? Ja kui see iseennast armastav olend, kes saab aru, mida ja miks ta teeb, saab ta ka aru, et kõik need raadiod, mis meie ümber on, raadiod, need sagedused kõlavad väga erinevatel sagedustel. See, kes kuulab Vikerraadiot, ei saa aru sellest, mida räägitakse Sky Plussis või My Hitsis. Ja vastupidi. See on näide 3D maatriksi materiaalsest maailmast, kus iga asi on sildistatud, loodud visioon, et sa saaksid paremini näitest aru. Kui ma ütlen raadio, siis sa saad aru, et see on see masin, millel me keerame nuppu, et vahetada sagedust. Meie oleme ka sagedusolendid. Ja kui meie sagedused on puhtad ja kerged ja me usume imesid, siis see energiaväli näitab meile väga ilusasti vastavalt meie sagedustele, mida me saame tunda, mida me saame näha, mida me saame kogeda läbi nende erinevate tajude. Kogeda nii andunud tähelepanu nende imeliste liblikate poolt, kes mul siin siis on. Täna meiega seda portaali jagama tulnud on väga armas kogemus. Ja need sõnumid siis nendelt transformeerujatelt meile selleks, et saada välja sellest kookonist, tuleb suuta lahustuda täielikult. See tähendab, see on seesama kõigest vanast loobumine, täielikult. Sa võid üleöö olla valmis, nii, oota. Ma ei taha seda käes hoida, aga ma ei ulata siia, nii. Ulatasin küll. No nii, kuhu me jäime? Siia transformatsiooni, täielikult lahustumisesse,
sellesse, et ta ei saa jääda osaliselt ussikeseks, kui ta tahab saada lendama. Ta peab täielikult lahustuma, ta peab saavutama täiesti uue vormi. Ja ta on nõus seda kõike tegema ja olema lõputus olemises seal kookonis. Kui ta on see sültjas mass, ta on olemises. Ja see on see, mida meil on praegu vaja teha. Kui me ennem olime need tublid röövikud ja me ärkasime ja me märkasime, et tee ei ole ainult horisontaalne, vaid on ka vertikaalne olemas. Me alustasime täiesti uut etappi, me kohandusime selle vertikaalse eluviisiga, kuni tuli see päikesekiir, mis äratas selle kiili seal kõrre peal. Nüüd läksid kiilid ja liblikad kokku, tuli see päikesekiir ja ta sai sellest kookonist välja tulla. Ta ei olnud kiilikene, ta oli röövik, ta ei olnud mudaussik ja ta oli röövik. Jah, mul läksid mõlemad transformatsioonid praegu pildis nii ilusti kokku, et see omakorda näitabki seda, et me ei tea, mis ja kuidas toimib. See juttude segamine juba viiski meid sinna, et see, et meie DNA-d on aktiveeritud, mis ja kuidas peab väljenduma hakkama meie kehadest, me ei tea. Meie ülesanne on usaldada, hoida ennast kerguses, olemises, selles sült ja massina olemises. Seda oleme me täna enamus oma päevast teinud siin teadmisega, et me oleme õhtul päikeseloojangul sinuga portaalis. Kuid teadmiseta, et meil on nii tugevad transformatsiooni sõnumikandjad siin laivis meiega koos. Ja ka need transformatsiooni sõnumikandjad, need samad tibud siin, nad on nagu transformerid, eks ju. See nende muutumine selle 2 kuu jooksul, see on fenomenaalne. Ja mulle näidataksegi just väga erinevalt kõiki neid erinevaid muutusi, kuidas neid läbitakse, enamasti magades ja süües. See ei ole uus tõde. See on igivana tõde. Ma tahtsin meile ka kella lüüa, liblikakene, mis sa sellest arvad? Ei tahagi kõvemini. Ei saa laulma teda praegu, las ta olla. Ehk siis maagiast me rääkisime. See oli tegelikult teine kaart, mis tuli. Esimene on kontseptsioon. See kontseptsiooni muutus 16 kokku 7. See 6, see tingimusteta armastus, see harmoonia. Kontseptsiooni muutus tähendab seda, et nii nagu Raama praegu kirjeldas kõike seda endaks olemist, selle sisemise rõõmu hoidmist, seda sinu väikest ennast, seda väikest katit rõõmsana hoides, kerguses, turvaliselt. See on see, millise vaatenurga igas oma eluhetkes me peaksime täna kõik võtma. Ma väga soovin, et me kõik võtame. Et me suudame olla suuremad kui see mäng, milles me siiamaani oleme
olnud kinni hoitud. Meil on vabadus. Meil on vabadus sealt välja astuda, meil on vabadus uskuda maagiasse ja imedesse. Ja seda just nimelt hinge tasandil, need muutused, mis sinuga toimuvad duaalses maailmas ja läbi enese tunnistamise, selle sisemise, selle looja alge, see sisemine väike laps. Arutee, minu sõber. Mis sa niimoodi klõmpsid nagu kana? Kanad võtavad ja teevad amps ja liblikas on söödud. Ma täna nägin, kuidas Poo nägi ka liblikat. Kuidas see pea hakkas käima, see on nii naljakas. Need on need püha geomeetria sõnumid meie ümber. See, et meile hakatakse järjest rohkem läbi tooma järgmist pilti, just nimelt läbi tooma, eks ju, ta ju tuleb sellest raadionuppu keeramisel, sagedus muutub ja seal vahepeal on sahin ja siis hakkab midagi kostma läbi, kuni läheb selgeks. Me olemegi selles vahepealses alas, me lõpetame osade sageduste kuulamise. Need inimesed, kes sinuga sama keelt ei räägi ja sama sagedust ei oma, nad kaovad väga kiiresti su elust, luba sellel juhtuda. Sest sa ei saa muidu, sa ei saa röövikust liblikaks, sa selles süldis, selles udukogust pead läbi tulema. Ja see on vaja olla olemises aeg, kus sa vabastad kõik selle, mis sind enam ei teeni. Sa õpid endaga rääkima, suhtlema häälega. Nende rakkudega on vaja suhelda häälega. Ja alles siis saab sündida see ime, tulla need tiivad, kui me oleme sellest udusest sageduse vahetusest läbi käinud. Ja see heli, see sagedus, see pilt, kõik on sagedus. Need muutused, mis meie ümber siin samas kohal sünnivad, sageduse muutusega muutub ka meie ümbrus. Ja seda sagedust praegu tõstetakse kogu planeedil iga korraga, iga sündmusega, iga komeediga, iga päikeseplahvatusega, iga ühinenud nähtusega, maailma raputamiste, väristamiste, vabastamistega. Ta vabaneb. Ka sinul on vaja vabaneda. Ja sind aitab kõige rohkem selle juures vesi. Kindlasti vähemalt 5 grammi soola iga päev on su kehal vaja, kui sa jood vett. Kui sa tahad hoida häid ühendusi rakkude ja kõikide informatsiooni kandvate osade vahel, siis lisa omale häid elektroliite. Neid mineraale, mis aitavad meil ühendusi kerguses hoida. Kui palju sa sööd, see pole enam nii tähtis. Jah, kas sa oled valmis päris enda? Kelleks sa oled saanud siin oma ärkamisteekonnal? Nii, tuleme sellesse kiilipoosi. Jäämegi siia praegu, siin on väga mugav olla niimoodi. Ma olen ilusti sul siin laua peal. Ja see tänulikkus, kuidas seda suurendada oma igas päevas. Seda paljud inimesed ei saa aru, mismoodi seda saad teha. See on jällegi väga lihtne. Alusta vähendamisest. Vähenda oma füüsilisi asju. Jäta endale alles ainult need kõige-kõiged. Sa oled väärt ainult kõige paremat. Kõik ülejäänud asjad, mis on tarbimisühiskonnas ostetud igaks juhuks. Äkki läheb vaja
ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. meil on alati igas hetkes olemas kõik see, mida selles hetkes on meil vaja. Ja rohkemgi veel. Ja kui me seda teame, lõpeb meil vajadus igaks juhuks asjade järgi. Ma ei pea siin silmas, et sul ei ole vaja praegu talvesaapaid ja sa likvideerid need. Ei. Aga kui sul on 3 paari talvesaapaid ja nad seisavad seal, siis jäta ainult need kõige-kõiged. Ja 2 anna ära. Sama tee oma suvekingadega. Sama tee oma kleitide, seelikute, pükste, pesu, kõigega. Ja sa näed seda, kui palju tõuseb sinus see tänulikkus ja eneseväärtustamine iga selle alles jäetud eseme suhtes. Me ei kasuta ammu sõna vastu, sest vastu on vastu. Iga eseme suhtes. Meil on energeetiline ühendus iga asjaga, mis on meie ruumis. Ja kui seal seisavad need asjad, millel ei ole pointi, ja nad on võib-olla ja igaks juhuks. Ja võib-olla ma ei raatsi. Kui sa tead täpselt, milleks, millal ja kuhu ja mida sul on vaja, siis on igal asjal oma eesmärk seal ruumis. Nad ei koorma. Aga kui sa ei tea ja ütled, et see on igaks juhuks äkki läheb vaja, siis võta kerge südamega ära. Jah, ja sa avad kohe selle ruumi uue energia avaldumiseks. Mida rohkem sina puhastad, see on see sibula koorimine. Seda rohkem tuleb see värske ja puhas sisu välja. Seda õhemaks läheb see sageduste loor sinu ümber. Ja kui see sageduste tõstmise võimekus on omandatud, ehk siis me juba ju teame, millega me saame tõsta oma sagedusi, kui me saame aru, et nad on alla läinud. Selleks on erinevad tegevused, erinevad tajude võimendamised läbi helide, läbi hingamise, läbi veeprotseduuride, läbi erinevate naudingute, siis see keha juhatab meid tegema täpselt seda, millal ja kus meil on vaja olla ja mida teha. Ja olles siis sellel usaldusteekonnal, me teame, et iga sammu jaoks rullitakse järgmine vaibakiht lahti. Ja kui see mõtete müra, mis keerleb sinu ümber, see, kus õngitsetakse sinu tähelepanu, eks ju, see on kõik masinad, kõik meedia, see on kõik see. Kui sa seda ei halda ja sa lubad ennast igal soovijal sakutada siia või sinnapoole, anna mulle natuke oma energiat, anna mulle, aga mina ka tahan ja mina ka. Aga sina otsustad, mis teenib sind, mis ei teeni sind. Ja kui sa seda juba väga täpselt aru saad, me oleme maagiaasta pooles praegu, me oleme astunud üle selle künnise, see võluriõpilane, see alkeemiku õpipoiss, kes me oleme olnud need möödunud aastad, on astunud nüüd siia maagistaatusesse. Ta on võimekas ja ta usub sellesse maagia ehk imede võimalikkusesse, sest ta teab, kuidas see toimib. See toimub läbi loori õhendamise, see toimub läbi sageduste tõusu,
sest ainult siis saavad kõrgema sageduslikud informatsioonid sinuni jõuda kui vastuvõtjani. See raadionupp tuleb keerata teisele sagedusele, et kuulda teist sisu. Telekal keerata nuppu või vajutada nuppu. Sinus on need nupud, mida sina pead õppima vajutama, et muuta sagedust sellel masinal. Jah, ja kes seda kõike nüüd toetab meil, siis Jupiter annab meile kõigile, kes võtavad selle oma julguse, oma otsuse ja usaldavad universumit. Nad näitavad oma otsuse võimekusega, et ma usaldan seda, mida ma olen tulnud siia looma ja tegema. Ma julgen astuda narrina selle esimese sammu oma uuel teekonnal. Aga kui see on olnud kogu aeg mu südame soov, siis ma tean, et ma olen selles parim, sest muidu ei kõlaks ta muga kaasa terve elu. Mis see on sinu sees? Kes oled see sina, kes tahab tegelikult välja tulla? Milline on see järgmine stsenaarium, mille sa oled siia loonud? Ta on loodud. Sa kas häälestad oma vastuvõtja selle vastuvõtmisele ja väljendamisele või sa ei luba ja sa võtad vastu kellegi teist informatsiooni, mitte enda olemasolevat võimalikku. Mõtle selle peale. Jaa, nii on. Vahet ei ole, mis toimub, kus toimub. Vahe on ainult sellel, sinu tundel. Seda sa võimendad. Mida sa hetkes tunned? Ja mida kauem sa oskad neid sagedusi hoida ja järjest nendega mängida ja edasi liikuda, seda osavamaks maagiks, võluriks. Sa saad. Nunnud, mis teete? Naudite ja sööte ja joote ja... No nii. Karikate 2. Seluna. Päike on meil vähis ja see maasikakuu on kaljukitses. Vähk, suhted, lähisuhted, erinevad perekonnad. Kaljukits küsib su käest kõik see, mida sa oled soovinud. See sinu südame soov. Milline on sinu unelmate elu? Millised on need tunded, mida sa koged oma visioonides ja unistustes? Mida sa võimendad, mida sa oled loonud, millest sa oled unistanud? Mida sa oled tundnud? Ja see kaljukits küsib, see sina nüüd, kes sa oled sellest kogu aeg unistanud ja sul on nüüd see hetk sinu elus käes, kus Jupiter annab sulle kõik, et su unistus, su südame soov järgneva 12 kuu jooksul saaks võimendatud, saaks sündima, saaks ellu tulla. See on see hetk, kus me oleme. Need suhted, alates iseenda
naispoolest ja meespoolest, nende vahel tasakaalu loomisest, sellest arusaamisest ja mõistmisest, millal sa kasutad oma naisenergiat, millal sa kasutad oma meesenergiat, kuidas nad enda heaks tööle rakendada või kuidas neid hoida. Kui see olend saavutab tasakaalu iseendas, siin ja praegu, on ta üks väga tugev magnet. Sest siin teevad koostööd jälle need kosmilised nähtamatud jõud, mis juhivad need kaks magnetit kokku. See on see jumalike paaride kokkutoomine. Nad on mõlemad jõudnud siiamaani oma arengus, kus nad saavad aru, kes nad on. Ja nad oskavad seda väga väärtustada ja hinnata, kus nad on. Ja kui need paarid kokku juhatatakse, antakse neile võimendus. Ja praegu võimenduste võimendus Jupiteri poolt, Vähi poolt, Luuna poolt, Päikese poolt. Sa näed juba, eks ju, jumalik naisprintsiip, jumalik meesprintsiip. Nad on vastupidistes märkides praegu. Päike on Vähis, Vähk, jumalik naisprintsiip. Nad on paaris. Kuu, Kaljukitses, jällegi, nad on paaris. Ja koos neljakesi loovad nad neid magnetite tõmbumis teekondi, kus on palju murtud südameid. Sest see teekond ei ole mitte kerge. See on tugevate teekond, et need kokku juhatatud paarid kokku saavad. See on tugevate teekond, seal on palju valu. Seal on palju taipamisi, seal on paljudest asjadest loobumist. Seal on taipamised, sest iga valuga kaasneb millegi tervendamine, millenigi jõudmine, läbinägemine, kuidas see reeturlik süsteem, milles meil on päris kaua hoitud, on meiega käitunud. Ja see mõtete selguseni jõudmine võtab aega. Need märkamised ja ärkamised ja mõistmised ja avastamised ja need tekivad läbi teekonna. See ei toimu nipsust. Selle mõtete juhtimise meistriks saamine on terve teekonna läbimine. See on juba kuninga staatusesse jõudmine, eks ju. See tähendab, et on valitsejaga tegemist antud juhul
mõtete valitsejaga. Kui me oleme jõudnud oma mõtete valitsemise tasandile, me näeme neid eelnevaid mustreid väga selgelt. Samamoodi oleme me selleks ajaks juba saavutanud oma põhialkeemilised teadmised selles energiaväljas, mida me läbime ja mis läbib meid. Ehk siis me samaaegselt oleme praegu jõudnud juba müntide rüütli tasandile. Me saame aru, kuidas see kehamasin töötab ja et tema korras hoidmine sõltub meist. Aga meie teekond edasi kehakostüümi muutumisel ja tema meisterlikkuse haldamisel ja valdamisel ei toimu kiiresti, vaid aeglaselt. Millal ja mis meid ees ootab? Me ei tea seda mitte kunagi. Me ei tea praegu, mis toimub 2 tunni pärast, eks ju. Ja see, et meie saatused, enamuste meie saatused muutuvad üsna pea, võib-olla nipsust üle öö, võib-olla üle minuti. Me ei tea, mida me ei tea, aga järjest rohkem annab märku endast suur armastuse laine, see päikeseplahvatus, see, mis ongi tegelikult see sageduste muutja, eks ju. See saatuse ratas, see, mis ei sõltu otseselt meist, millal see saatuse ratas pöörleb, kuid osaliselt. Kui meie hoiame oma sagedusi igaüks järjest puhtamal ja kõrgemal sagedusel, seda kiiremini toimub see saatuslik pööre, see sageduste muutmine, see päikeseplahvatus, see suur armastuse laine. Maa ja päike teevad praegu väga tugevat koostööd. Maaema näitab erinevate värinate, erinevate vulkaanidega, selle El Niñoga, nende muutlike kõikide tektooniliste plaatide muutumiste, nende aktivatsioonide, kõike sellega, mis praegu toimub temaga, tema sees ja tema peal, näitab meile väga konkreetselt, et see kõik toimub ka meie sees. Ja meil on vaja koguda energiat, mitte jagada, mitte raisata seda sinna, kuhu ei ole vaja, mitte sinna, mis ei teeni sinu kõrgemat arengut, eks ju. Sest meil läheb seda vaja. Me ei tea millal, aga meil läheb seda vaja. Ja me juba teame, me oskame aru saada seda, kui meile öeldaksegi, et nüüd ei teegi mitte midagi, sa lihtsalt oled, sa oled selles kookonis, see sült. Sa püüad isegi mitte mõelda, sa oled see mõtete valitseja. Sina otsustad, et ükski teine mõte ei tule siia. Selleks igavikulisuse, lõpmatuse märgi peal on see mõtete valitseja. Jah. Ja nii ei saagi üldse tulla meie energia välja ei jõua need mõtted, mis ei teeni meid. Ehk siis teatud sagedusel, sagedus lihtsalt ju lülitab välja madalasageduslikud
nad ei jõua, seal me oleme sellest levialast, sellest sahinast väljas selguse alasse jõudnud, eks ju, siis ei ole enam neid. Samamoodi nagu ei tule sääsed ja parmud, kui sul sagedus on kõrge, kui su sagedus tuleb alla, kui ma niidan muru masinaga, see mootor, kõik see vibratsioon toob mu sagedused alla ja niitmise lõpuks olen ma ka rünnaku ohver. Ma võtan kohe ja lahustan ära külma veega tünnis. Kui ma olen selle lõpetanud, ma istun seal oma paar minutit, ma lasen kõigel rahuneda. Ja ma tulen välja ja ma kuivan rahulikult ära ja mitte keegi mind enam ei puudu. Sest ma taastan oma sagedused. Jaa. See on see alkeemiku töö. Aga kuna me ei kontrolli seda, ta tahtis öelda seda, et kaudselt me kontrollime, eks ju, kui meie kõik hoiame sagedusi kõrgel, siis seda kiiremini saab see toimuda. Miks see on korrelatsioon, miks see sõltub, miks üks sõltub teisest? Mida kõrgemad on sinu sagedused, seda kergem ja puhtam vastuvõtja oled sina sellele sageduste muutusele, kui see lainetus tuleb. Kui see lainetus tuleb, siis sagedus maa peal muutub. Ja see tähendabki, et kogu pilt muutub, kõik muutub, sina muutud. Selleks on vaja, et sa oled puhas ja kõrgesageduslik, et võtta kõrgemat sagedust rohkem vastu. As simple as it is. Ja me ei tea, millal see toimub. See sinu südame tee on sinu tugevus. Usalda seda. Jupiter lõvis. Kõik, mis on seotud südame soovidega, saavad välja tulla. Usalda seda tugevust enda sees. Sa oled siin põhjusega. See kaljukits, kes tahab näha nüüd seda, kuidas sa tood selle suhte, kuidas sa selle oma unistuse elu lood nende suhetega, millest sa oled siiamaani unistanud. Mida sa oled näinud ja tahtnud tunda? Kuidas sa tood selle reaalsusesse? Korrates vana maailma mustreid või lastes neist lahti. Kas olles enesele enda teel ees, vastu võitlusega, see armastus enese vastu kangesti tahabki siia tulla. See ongi see vastuarmastus. Milline on sinu armastus enese suhtes? Kas sa lubad endale kõike seda, mida sa oled väärt ja sa oled väärt kõike, mis on parim sinu kõrgemaks hüvanguks? Mida kõike imelist ja head sa oled endale siia ellu ette kirjutanud? Kas sa usaldad neid imesid ja lubad nendel asjadel väljenduda, oma teele tulla? Nad saavad tulla, kui sa neid ei otsi, kui sa neid ei planeeri, kui sa neid ei oota, siis nad saavad avalduda. Kui sa lubad universumil üllatada, ta teab, mida sa tahad. Ta teab, mida sa veel tundnud ei ole ja see peab olema ju ainult võimsam, ilusam, suurem ja parem, mida sa siiamaani veel tundnud ja kogenud ei ole. Luba tal juhatada kõik see ülejäänud küllus endani igal tasandil. Need külluslikud suhted jumalike paaride vahel.
seal ei ole enesekaitset, mis oli vanas maailmas. seal on tasakaal. seal on kaks võrdset osapoolt, kes mõlemad omavad täpselt samasugust energeetilist rolli ja kaalu selles ühisuses, selles sümbioosis, kuhu nad on kokku ennast kutsunud. Ja see avab meile kõigile uue maailma. See on see, milleks me siia oleme tulnud. See on see, mida me sinuga koos oleme suunatud looma igas hetkes, sest just nimelt seda me teeme. Luna tahab meile öelda. Mida tahab meile öelda Luna? Meie tahame juua, palun. Oi kui hea. Luna tahab meile öelda. On tervenemise, paranemise aeg. Ja me oleme väga-väga lähedal oma eesmärkide täitumisele. Mis iganes need meil, kellel siiani olnud on. Usu, me oleme väga lähedal oma eesmärkide täitumisele. Sest sa oled piisav. Sa oled kõigeks piisav. Sa ei pea mitte midagi, mitte kellegile, mitte kuskil tõestama, kas sa oled midagi väärt või kui palju või mida sa väärt oled. Sa oled absoluutselt kõike väärt, kui sa oled siia juba kehastunud. Sa oled väärt parimat. Küsimus on, mis on parim sinu jaoks siin ja praegu. Kas sa seda tead? Ja vaata, millised on need esimesed mõtted, mis sinu pähe tulevad. Vaata, kust nad tulevad. Millise sagedusega need seotud on. Kui palju seal on usaldust, kui palju seal on hirme. Sa oled piisav. Sa oled absoluutselt piisav, kui sa siin oled juba teisel pool. Jaa, meil on kuu ja tähed ka täna siin. Ma väga loodan, täna on nii imeline öö, et võib-olla ma tulen isegi magama siia võrkkiike. Sest ta lubab päris sooja ja homme sama kuuma ilma. Imeline kogemus oleks siin natukene ja võib-olla ta ei ole nii mugav enam. Ma ei tea, kas mina olen nii palju muutunud. Ta on natuke teises asendis, kui ta oli eelnevalt. Aga võib-olla, kui ma selle nahaga siia sisse poen, siis mul on väga mugav. Seda ma teengi. Sellepärast see nahk siin ongi minuga. Me jäämegi täna siia. Vau. Vaatame, kui kaua ma siin olen. Nii. See müstiline tervendaja, kes sa oled, kes me kõik oleme. Ja kui sa veel ei usu, et sa oled müstiline tervendaja, siis kinnita endale, kinnita kõva häälega jällegi. Tervendav energia voolab läbi minu. Sest kui sa kujutad seda ette, et sina oled
energia. Sinu ümber on energia ja kõik see liigub niimoodi. Üksteisest läbi, teineteisest läbi. Siis kõik see, mida sul on vaja, tuleb ja voolab sinust läbi, teeb oma töö ja sa lubad tal väljuda. Ta ei pea siia kinni jääma. Võta see nähtav osa ära, eemalda see ja vaata ainult energeetilist pilti. Ja hakkad võib-olla nägema ka neid kohti, kus on sul energiatakistused, kuhu sa saad ise suunata erinevaid energiaid selleks, et aidata seal kiiremini asjad korda teha, puhastada, tervendada. Pea seda meeles. Need vikerkaare õnnistused, mida meile siis saadetakse, kõik need vikerkaare energiat, need pilved läbi nende veepiiskade hommikuse kaste. Nad külvavad meid üle. Küsimus on vastuvõtja puhtuses ja võimekuses. Ja need triumfiväravad, mis meid kõiki ootavad, eks ju. See on seesama Vikerkaare silla peal töö, mida me oleme teinud praegu eelmisest sügisest saadik tegelikult, eks ju. Ja tundub kõikide nende sõnumite põhjal, et me hakkame jõudma Vikerkaare silla teise otsa. See sageduse muutus. See Vikerkaare sild oligi on see kahe sageduse vaheline sild, mille ettevalmistus on kestnud praegu 9 kuud 10. Meil on 9 tsükkel täis 10. kuu. See uus algus on väga lähedal. Need triumfiväravad avanevad. Oled sa valmis sealt läbi astuma? Kas sa usaldad? Sest et kõik see küllus, avardumine on sind ees ootamas. Meid kõiki. Mulli, see tuli kaardilauale. See on teekond südametele. üks suur süda laotas ennast siia keset meie lugemist. Ehk siis see on see vaprate, ilusate, julgete hingolendite teekond selle Vikerkaare silla peal. See ühest maailmast teise minek, see nõuab sinu enese võimekust, enese juhtimisoskust, enese hoolivust, enese armastust, enese usku, enese suhtes väga õrn ja hooliv olemist, mitte enese piitsutamist. See oli teise sageduse mäng. Need on väga tugevad sõnumid praegu Jupiterilt ja näitab jälle, et käi seda teed samm-sammult. See teekond on väga kitsas, sellepärast sa kohtad seal ka väheseid inimesi. Ja nende arv järjest kasvab, aga üldise massi suhtes
olnud ikkagi vähesed inimesed, see tee on kitsas. Tupsu, opadi, tule siia. Tipsi, noh, nunnud. Väga-väga ilus, vaatame, mis see Hermit meile ka kaasa tuli. Hermit tahtis kaasa tulla, vaatame, mis ta tahab meile öelda. Nii, 13. On kokku 4. Ja siin on tegemist igatsusega. Karikate 8 ja 13 surm. Jah, peale voodud surm muidugi. See nostalgia, see vana mina taga nutmine siis võib olla või? See küsimine enda käest, et kas ma igatsen seda eelmist ennast? Ja siis küsida endalt ka kohe, see on ju samas sinu tugevus, kui sa seda teadvustad ja küsid. Meil oli siin lõvi ja tugevuse kaart. Siis teadlik olend, kes taipab ennast sellelt mõttelt, saab kohe küsida, et aga millist osa sellest? Ja mis see mulle täna annab? Kas see on mind edasi viiv? Või ma olen avatud uutele, parematele võimalustele ja kogemustele? Ehk siis see vana taga nutmine, see, et tullakse su käest üla peale koputama ja küsima, et mulle tundub, et vahel sa vist üldse ei hooli must. Ehk siis see hüljatuse programm ja eraldatuse erinevad vormid tuleb testima seda sinu sisemist tugevust. Kas sa usaldad, et sa oled täpselt seal, kus sa olema pead? Ja kas sa usaldad lahti lasta ja päris endal väljenduma hakata? Vabaneda nendest nostalgiatest ja esemetest, mida sa ei ole tahtnud oma tulevikupildis näha. Igaks juhuks ei ole vaja neid raskusi enda küljes kanda. Nii on, mis sa veel tahad öelda? You are right. I know. Meie täiskuu portaal on sellega lõppenud. Kõik see, mis pidi sinuni jõudma, on sinuni juhatatud. See füüsiline kanal, see vahend käib nüüd jälle külmaveetünnis, taastab oma olemise, koristab selle imelise töölauakese ja valmistub nautima päikeseloojangut. Aitäh sulle, armas, kes sa meiega seda maasikakuu portaali jagasid. Naudi oma maasikaid ja järgmise korrani. Meie õue jäämise plaanist ei tulnud midagi seekord välja, näed sa, selline paks
udu on meie peale langenud siin üle nii niiskeks lõi, et tibud juba magavad toas ja kell on vist 12:30 saanud. Vaata, kui ilus on see mäng seal taevas endiselt.